jätkame seda päeva siis järgmise ettekandega Erik Jõks ja loodusmuusika. Ja ma eeldan, et ka seal tuleb siurumängu. Tervist, et kuulajad siin saalis ja mitmel pool ilmavõrgus. Mina olen välja mõelnud ainult ühe uue sõna, see on siurumuusika ja püüan siis teile seda nüüd tutvustada. Tänan südamest selle võimaluse eest siin esineda, sest et see andis mulle või sundis mind ära tegema mitmed sellised asjad, mida ma olen ammu unistanud teha, aga ei ole kunagi olnud tähtaega, mis oleks sundinud neid lõpule viima. Ja ma olen selle ettekande pühendanud Urmas Sisaski mälestusele ja koos sellega kõikidele teistele igavestele unistajatele, kes siin või sealpool igaviku piiri liiguvad. Võiks arvata, et rääkides lindudest, muusikas peaks tähelepanu keskmes olema just meloodiliste häältega laululinnud, nagu näiteks lõoke, ööbik ja lauluräästas, aga minu ettekande 3 peategelast, koduvarblane, hakk ja tuvi, ehk kodutuvi, on küll kõike muud kui niisugused tavapärast laululinnud, kuigi hakk ja varblane, nagu ma teada sain, taksonoomiliselt on laululinnud. Ornitoloogias ennast süvendades sain ka seda teada, et laululinde ehk siis värvulisi eristatakse mitte selle järgi, mis häält nad teevad, vaid milline kõri neil on. Ja see on siis see süürinks ehk laulukõri, mis kõigil on, nii et hakk ja lõoke on tegelikult, nagu öeldakse, sama kategooria siurud. Minu ettekande eesmärgiks on otsida kujuteldavat muusikat, mida loovad tulevase Tartu kultuurikeskuse siuru 3 naabrit, tuvi, hakk ja varblane. Ja ükski neist, nagu ma ütlesin, ei ole tavamõistes erinev muusikalind, aga kõikidel elusolenditel on olemas lisaks nii ka lindudel signaalhäälitsustele, mis nüüd tõesti haki puhul väga musikaalne ei ole, on olemas sellised asjad nagu bioloogilised helinähtused. Ja 2 neist ma siis siin täna vaagingi, üks nendest on südame löögisagedus ja teine on tiibade löögisagedus. Ja need ma siis püüangi Urmas Sisaski eeskujul inimkõrvale kuuldavaks teha ja muuta see linnumuusikaks ehk siurumuusikaks. Ja ma olen püstitanud endale 3 küsimust, millele vastata, kuidas kuulda helisid, mida ei ole olemas. See on esimene, siis millised on varblase, tuvi ja haki valitud bioloogilised helinähtused, ehk siis milline on siuru sisemine sära. Ja 3, kuidas võiks kõlada siuru ümbruses inimkõrvadele kuuldamatu siurumuusika. Ja siin on nüüd kasutusel üks niisugune mõiste nagu sisemine sära ja selle ma olen laenanud või võtnud ühelt oma juhendatavalt, kelle nimi on Adriana Johanson, Rocca al Mare koolis õnnestus mul teda juhendada ja tema sedastab oma töös, et minimalistlik glamuur ehk sisemine sära on särav, aga mitte pealetükkiv. Ja tema siis rakendas seda moekollektsiooni loomisel, millest ta siis tahtis just, et paistaks välja modelli sisemine sära, mitte niivõrd väline kilgendus.
Ja see on ju ülimalt sobiv ka linnumuusika ehk siis siurumuusika jaoks, sest et kõik väline jääb sinna paika ja kuuldavaks saab ainult siis see, mis toimub nende südames ja nende tiibades. Ja ma siis otsingi vastuseid neile küsimustele Urmas Sisaski taevakehadest inspireeritud mõttemaailmast, kus matemaatiliselt igati valiidsete tehete abil on leitud kuuldamatud helid, ehk helid, mida ei ole olemas. Aga ometigi, mis siis helilooja unistaja loomuse ja tema inspiratsiooni kaudu sulanduvad hämmastavaks mikrokosmiliseks tervikuks. Ja kui sissejuhatus läbi saab, siis ma tutvustangi kõigepealt Urmase mõttemaailma päikesesüsteemi helirea näitel ja siis rakendan selle siurumuusikasse. Ma panen selle juba ette, saate lugeda, et veel enne räägin. Ma selle ettekande raames muidugi ei jõua isegi mitte põgusalt rääkida sellest, mis ma lubasin, ehk siis ajaloost, sellest, kuidas muusikas on linde kasutatud, seal hulgas ka eneseväljenduses, kunstmuusikalises kompositsioonis. Neid on meeletult palju ja mina mõtlesin, et ma ei räägi Vivaldist ja Messiaenist, aga kaks näidet, mis ma valisin, kus on ka linnud mängus. Üks on siis Püha Gregorius Suur vasakpoolselt pildil, kelle paremale õlale on laskunud valge tuvi, püha vaim, kes sosistab talle kõrva ja Püha Gregorius kirjutab üles, mis öeldakse. Sellest on tõenäoliselt ka siis sündinud müüt, nagu oleks Gregorius kirjutanud laule. Ja Gregoriuse laul on ju ka tema järgi nime saanud, aga see siiski tõele ei vasta. Ja parempoolsel on siis üks varasemaid ilmalikke laule, mis on terviklikult üles kirjutatult säilinud ja see on 13. sajandi Redingi kloostri käsikiri, kus on siis igale ühele tuntud suvekaanon Summer is ikumen in, mis jäljendab siis käo kukkumist, aga mitte eriti musikaalselt. Või võib-olla on ka niimoodi, et kägu Inglismaal kukkus nii, aga kuulame natuke seda. Summer is ikumen in, the single so much sad, no and the strings of wood. Sing how I'm glad that after long look after Paule Ullen stärket bukke fältet fyra sing Själv får sinnes es strikt hon över Sommar is ikumen in, sommar is ikumen in. Fraule sing and blow with men, den spring av udden. Sing och guden sing och guden Alla gäldet after Ullen stärket bukke fältet fyra sing Fältet sorges Själv får sinnes själv får salves. Laulis meile Hilliard Ansambel ja ilus tenori hääl kuulub John Potterile, kes oli üks minu õpetajatest Yorki ülikoolis. Muide, see on huvitav, see laul, sellest väga palju ei räägita, aga ütleme, see tekst, mis seal on, see suvekaanoni tekst, selle all on igaks juhuks ikkagi ka üks vaimulik tekst. Et nad olid nagu vallatud, aga igaks juhuks on pandud need see, kus on Summer is ikumen in, siis seal all on ka üks tekst, mis räägib Kristuse risti ohvrist ja seal on kasutatud siis ka taevane see farmer või taevane talupidaja, niisugust sõna. Ja see on tõesti hämmastav, et Inglismaal 13. sajandil niisugust muusikat kirjutati ja üles kirjutati, et Mandri-Euroopa oli suhteliselt maha jäänud. Ja seal ikka lauldi veel kvartides ja kvintides paralleelselt, see väga moodne muusika on tolle aja kohta. Nii et linnud on igasuguste uute alguste juures kogu aeg lääne muusikas olnud. Nüüd siis vaatame Urmas Sisaski
taevamuusikat. Juba Pythagorase mõtteviisis oli olemas sfääride harmoonia idee ja see käsitles taevakehade liikumise ja muusikaliste suhete seost. Selle kohaselt tekivad planeetide ja tähtede liikumisel helid, mida inimene ei kuule, kuid mis moodustavad täiusliku kosmilise harmoonia. Pythagoras teadis, et muusikalised intervallid on seotud matemaatiliste suhetega, oktav 2:1, kvint 3:2 ja kvart 4:3. Ta oletas, et taevakehad järgivad sarnaseid proportsioone ja seetõttu peaks universum laulma. Johannes Kepler arendas seda edasi, tema nimetas oma tööd Harmonia Mundi ja seal ta siis juba arvutas planeetide orbiitide suhteid ja võrdles muusikaliste intervallidega. Eesti helilooja Urmas Sisask oli teatavas mõttes anonüümne pythagorlane. Ma ei mäleta Urmast eriliselt Pythagorast meenutamas. Ta oli äärmiselt siiralt ja sügavalt veendunud, et universum heliseb. Ja et igal taevakehal on oma helikõrgus universumi klaviatuuril. Tema muidugi ei piirdunud selle omaaegsete pythagorlaste tõdemusega, et ei kuule seda sfääride harmooniat. Tema otsustas, et tuleb kuuldavaks teha. Ja ta otsiski seda võimalust ja siis ta leiutaski, õigemini konstrueeris sellise asja nagu universumi muusikalise harmoonia põhikontseptsioon. Ja mul on siin, niimoodi siin ta nüüd on. Andeka komponistina ta siis nagu rakendas selle kohe ka oma kompositsiooni töösse ja kuna ta lapsest peale mängis klaverit, siis on aru saadav, et tema jaoks oli universumi klaviatuur võrdtempereeritud häälestusega. Ta teadis, et see ei lange kokku, aga kõik, mis ta välja arvutas, selle ta siis ümardas võrdtempereeritud häälestusse. Nõnda ta abstraheeris päikesesüsteemi planeedid ja see oli üsnagi lummav heli järgnevus, mis ta tulemuseks sai. Planeetide helid on muidugi teoreetilised ja mitte niivõrd sellepärast, et see heli on nii madal. Eks ju, et näiteks planeet Maa nooti tuleb 31 oktavit transponeerida üles, selleks, et inimese kõrv seda kuidagi kuuleks hästi madala noodina. Aga kui oleks ka selline kõrv, mis kuuleks nii madalat infraheli, siis on ikka veel üks häda, et helilainet kosmoses ei levi. Seepärast seal pole aineosakesi, mis need edasi kannaksid. See muidugi Urmast eriti ei heidutanud. Ja ta tegi suurepärase kontseptsiooni ja nüüd selle kontseptsiooni keskmes on, et siin üleval see valem, see on siis see Urmase valem ja siin all on minu viletsate matemaatika teadmiste põhjal tehtud natuke lihtsamaks see valem, milles on siis see ära toodud, kuidas arvutatakse taevakehade noote. Ja siin on siis niimoodi, et see väike täht niu, mis on võnke sagedus inimese kuulde piirkonnas hertsides, see võrdub siis 2 astmele n, mis on oktaveerimistegur ja jagatud planeedi sideerilise tiirlemisperioodiga. Ja minul oli au tõesti ja rõõm Urmasega päris mitu head aega ühte sammu astuda ja temaga koos olla ja tema käest õppida ja tema mul on siin üks pilt, jah, et ma näitan, et millised me olime siis. Urmas on minust 10 aastat varem sündinud, et mina olin ikkagi noor. See on tehtud Viru Väravate fotostuudios millalgi eelmisel aastatuhandel. Ja vaatame nüüd, mis siis moodi see arvutamine käib. Siin on nüüd siis päikesesüsteem Urmas Sisaski transpositsioonis. Siin on planeedid, siis näiteks oktaveerimistegur 2n on iga noodi puhul erinev, sest et Urmas tahtis selle pressida kokku
nagu laulmispiirkonda, et seda oleks võimalik laulda ka, mitte lihtsalt teoreetiliselt mõelda. Ja näete, siit me tunneme ära, et 365,24 on siis meie planeet Maa sideeriline tiirlemisperiood. Et Merkuuril läheb 87 päeva ja Neptuunil 60 000 või üle 60 000. Ja vaadake nüüd, ta sai siis, eks ju, niisuguse helirea. Merkuur, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun. Aga need on nüüd need, mis on kokku pressitud sellesse inimese laulmispiirkonda. Oktaveerimistegur näete 31, 33, 33. Need on siis erinevad, sest et mida madalam heli, seda rohkem on teda vaja kõrgemale tõsta. Aga ma nüüd mängin ja see on üks nendest unistustest, mis ma teoks tegin, on nüüd see, et mismoodi võiks kõlada see helirida siis, kui nad ei ole ümardatud. Ja nüüd on siin siinusheliga täpselt need hertsid. Kas natuke vali on või? Hakkame planeete välja lülitama, võtame Neptuunu. Jätame Maa kõige viimaseks. Eks ju, et need peaks olema samad noodid, eks ju, 282, 272 hertsi. Nad päris ei ole samad. Aga kui nad klaviatuuril nagu panna võrduma selle tsissiga, siis nad lähevad samaks, aga vaat niimoodi see kõlab. Ja minu meelest kõige parem lugu Sisaskil ongi nüüd just see, mida me nüüd kuuleme siis, kus seda helirida on kasutatud. See oli Eesti projekti kammerkoor, üsna ammune salvestis. Nüüd teine unistus, mis ma teoks tegin, on see, et kuidas oleks nii, et päikesesüsteemi kõik planeedid oleks võrdsete oktavite võrra transponeeritud. Ja korraks mängin teile seda ka. Et hakkame pihta selle Neptuunist kõige madalam, et see on, siin tuleb natukene peale keerata. Nii. Nüüd, kui ma järgmise panen, siis varsti peab hakkama maha keerama. Maa. Nüüd on.
et see on nüüd niimoodi, et nad on kõik võrdses transpositsioonis esitatud. Ja nüüd siis hakkame seda vaatama selles siurumuusika rehkendustes. Mul on siin muidugi peab seda silmas pidama, et siurumuusika puhul on tegemist mitmetasandilise abstraktsiooniga. Esiteks, lugesin päris palju värskeid teadusartikleid ornitoloogilisi ja sain teada kodutuvi ja koduvarblase kohta nii mõndagi. Ja nende südame löögisagedused olid hästi täpselt mõõdetud, aga mingil põhjusel nagu erinevad uurijad saavad ikkagi erinevad tulemused nendes asjades. Et seal on ikkagi mänguruumi päris palju, aga vaene hakk, tema südant ei ole keegi uurinud. Ja ei otsisin ja lõpuks siis helistasin ornitoloogia professorile ja küsisin, mis nüüd saab. Ja siis tema ütles, et kui ei ole, et siis tuleb arvutada. Ja siis ta sai kehamassi järgi, mis on igati legitiimne ornitoloogiline võte, arvutatud välja siis ka haki südame tegevus. Esimeses siin on nüüd nende südame löögisagedus rahulolus, maksimum, miinimum ja maksimum. Ja siin on siis hertsides, et see südame löögisageduse miinimum, 3,67 hertsi, ja seda ei tule nüüd enam 37 oktavit transponeerida, 8 piisab. 8 oktaviga saab juba inimkõrvale kuuldavaks. Ja siin on siis kõik need välja, need 3 kollast on need, mis meid nüüd huvitavad. Need on kokku arvutatud ja selleks, et oleks asi selge, siis nad on tehtud aritmeetilise keskmise järgi, ehk siis see 309, 395 ja 480, need on siis rahulolus kodutuvi, haki ja koduvarbluse südamlöögid. Ja 8 oktavit kõrgemalt, kohe varsti ma mängin, kuidas see kõlab. Ja kõrval taga on siis näete lennu ajal need südamelöögid, 485, 720 ja 854. Ja see viimane tulp on siis need tiivalöögi sagedused. Eks on kõik aru saadav. Nii, ja nüüd vaatame siis, valesti. Nüüd vaatame siis, kuidas siurumuusika kõlab. Et siin all, 3 alumist kanalit on siis nüüd selline olukord, kus tuvi, hakk ja varblane istuvad siuru kultuurikeskuse ees ja räägivad mingil neutraalsel teemal. On rahulolekus ja ei tülitse ega ei ole erutatud. Kaunis harmooniline. Nii. Aga kuna nüüd, see on peaaegu 3 kõla, jah? Natukene nagu midagi on siin nagu erka. Aga nüüd, kui nad lendavad otse, mitte kaares, aga otse, siis hakkavad nad nii minema, eks ju. Tulevad ja hakkavad neutraalsel teemal vestlema. Nii et see võiks nagu mingi ettekujutus, et kuidas see muusika seal võiks kõlada. Ja kokkuvõtteks võib öelda, et ütleme, see arvutamine kannab vilja. Siin on nagu võimalik selline seos luua, et see Urmas Sisaski unistav mõttemudel on ka siurumuusikas kasutatav ja järgmised sammud võiksid siis olla nagu konkreetsemate olukordade loomine.
Sest et väga palju sõltub südamelöögi isendi suurusest, isendi massist. Ja et kui näiteks sinna juurde panna üks paks kodutuvi veel, et siis süda lööb kindlasti teistmoodi kui kleenukesel kodutuvil. Ja vanal hakil lööb ta teistmoodi kui noorel hakil. Aga et väike selline ettekujutus sellest, mismoodi võiks siis siurumuusika kõlada. Tänan kuulamast. Aitäh, Erik, selle ettekande ja selle hoopis omamoodi lähenemise eest linnukehale. On meil mingeid küsimusi, kommentaare? Jah, ma ootasin. Marko Mägi, linnuökoloog, kes on seal Kesklinna pargis kõik linnud omal ajal üle lugenud ja tean, kes seal on ja mis häält teevad. Sellistajad nad kindlasti ei tee seal, aga huvitav kuulda siiski. Mul on lihtsalt kommentaar, et kui nüüd need helid peaks kuidagi sinna uude siurumajja jõudma, ma arvan, et paljud neist annab kasutada mingi kutsungina või mis iganes või hirmutamiseks kas või inimeste hirmutamiseks, siis kodutuvi ei ole seal pargis kõige, ta on väga tagasihoidlik, et teda seal väga ei ole, aga rasvatihane on see, keda on seal väga palju, mitte väga palju, aga arvukuselt top 3 olnud omajagu. Nii et kui kodutuvi rasvatihase vastu välja vahetada, siis on tegu sükse top 3 linnuliigiga, kes seal pargis praegu olemas on, aga ma arvan, et see rasvatihane kõlab usna sarnaselt koduvarvlasele. Ma arvan ka, et nad on enam-vähem samasuguse kehamassiga. Et see on tõsi ja ma mõtlesin ka, et kuidagi Margo Kõlar, kellega ma siis ka nüüd olen konsulteerinud, ta ütles, et ta võiks ka pakkus välja, et luua ühe sellise virtuaalinstrumendi, mis oleks natuke keerukam kui see praegune lihtne lahendus, kus oleks võimalik, kes iganes siurusse tulevad, siis juba reaalselt klaviatuuril neid linnu kooslusi kokku panna ja miks mitte siis kombineerida ka signaalhäälitsustega pärast ja komponeerida sellist siurumuusikat juba koha peal. Mõtteid, küsimusi? Ma vahepeal sellest hirmutamise mõttes jäin kinni, et kui meil on kogu aeg olnud selle hakikarjaga seal pargis probleem, et kas ärevile aetud haki südame rütmi saaks kasutada hirmutamise strateegiana. Aga vast saame veel edasi mõelda. Päris kindlasti, kui lindudele tekitada stressi, siis nende pulss või südamelöögid lähevad väga ruttu ülesse. Aga see, mis me kuulsime, oli nagu selline, et lehvitavad tiibadega nii kiiresti, kui saavad ja süda lööb nii kiiresti, kui võimalik. Nii, igatahes aitäh, Erik. Meil sulle üks kingitus ka. Selle üle.